Heal lapsel on ikka mitu nime ja nii ka tuhkrul, teda kutsutakse nii valgetuhkruks, fretiks. Rahva seas on kõige enim levinud vast tõhk, haiseb nagu tõhk. Olete kindlasti kuulnud ja tegelikult ta haiseb tõesti nagu tõhk. Isased jooksu ajal haisevad mitu korda vängemalt. See nüüd on niisugune pisikest kasvu 3-aastane emane ja haiseb temagi. Ja tuhkrud on oma nime väärt, sest nad haisevad tõesti vängelt. Üle nende keha paiknevad haisunäärmed, mis eritavad iseloomulikku lõhna. Saba all on aga tuhkrutel näärmepaunad, mis ohu korral pritsivad väga vänget, teravahaisulist vedelikku. Kui tuhkrupoiss saab aastaseks, siis ta hakkab haisema niimoodi nagu, kui te olete loomaaias käinud rebase puuri juures, siis see on midagi sarnast. Et ühesõnaga väga tugev ja vänge lõhn. Emastel on kahjuks niimoodi, et kui nad omale kaaslast jooksu ajal ei leia, siis see võib lõppeda nende jaoks surmaga. Et siis tuleks see loomakene kindlasti ära steriliseerida või kastreerida. Esiteks ei ole lõhna ja ei ole kaaslase otsimise probleemi. Veel 10 aastat tagasi oli tuhkrute pidamine lemmikloomana rahva seas üsnagi popp. Nende populaarsus hakkab aga vähehaaval langema ja Tuhkrute Liidu inimestel on selle üle üllatuslikult vaid häämeel. Me ootasime kõik, millal see asi maha vaibub. Et ikkagi inimesed ei võtaks nii vabalt, ei oleks neid saada ja igasugused inimesed, kes nendega raha teevad, ei läheks enam selle võimalust. Kärplaste sugukonda kuuluv tuhkur on julge kiskja ja murrab maha kõik, kes temast väiksemad. Põhiliselt kuuluvad tema toidulauale närilised ja linnud, aga teinekord teeb ta otsa peale ka palju suuremale küülikule. Kindlasti ei sobi inimesele, kellel on hästi liikuv eluviis. Ma arvan, et nendele inimestele ei sobi, kes on hästi palju kodunt ära. Kui neil muidugi ei ole võimalus, et keegi käib hooldamas. Aga ei sobi ka inimesele, kes väga palju lilli armastab, sellepärast, et neile meeldib lilled üles kaevata. Et ikka nagu rohkem inimesele, kellel sobib kass või koer, pigem mitte närilise inimesele. Tuhkrute eluiga jääb keskmiselt 7 ja 10 eluaasta vahele. Vingemad tegelased tatsavad siin maa peal ringi aga isegi kuni 15 aastat. Tegelikult tuhkrut tuleb ikkagi kasvatada ja õpetada talle, mis on õige ja vale. Kui kutsikana jäetakse see tegemata, siis pärast on seda keerulisem teha. Aga üldjuhul nad ikkagi saavad lastega väga hästi hakkama. Ja sobib lapsele sellepärast, et kui kassipoega ei tohi väga väntsutada ja solgutada, siis tuhkrupoel sellega probleemi ei ole. Et laps saab mängida taga rahulikult ja meeldib lapsele ja meeldib tuhkrule. Head vaatajad, need samased väiksed olevused, keda te siis nüüd nägite, on 2-päevased tuhkrupojad. Ei ole mina varem neid näinud nii väikeseid ja ma olen kindel, et ka teie mitte. Ja siin on ka siis tuhkru mammi, kes on hirmus tige ja kaitseb neid, et näksab kohe silt ka või? Ikka, et kõige eest peab kaitsma oma väikeseid lapsi. Et tegemist on siis 2-päevaste tuhkruputsikatega ja sellised abitud nad on, kui nad sünnivad. Kuigi tuhkrud suudavad ka iseseisvalt mõelda, siis oleme ausad. Karbi teravamad pliiatsid nad just pole ja asjad ei jõua nendele eriti kiiresti kohale. Seda väikest puudujääki korvab muidugi suur aktiivsus ja mänguhimu. Tegelikult nad väga süles ei taha olla. Et isased nüüd on rahulikumad, kui nad on lõigatud, aga muidu nad on ikka sellised ööloomad, kes hakkavad öösel elama ja jooksevad mööda elamist ringi. Poevad nad kaissu ka inimese lähedale? Üldiselt mina panen ööseks kinni, sest mulle väga ei meeldi, kui öösel keegi tuleb mulle teki alla tuuseldama. No, sellist kihvti häält nad teevadki ja praegu muideks nii vähe, kui mina midagi tuhkrutest tean, aga mulle vähemalt tundub, et nüüd see pisem emane kujutab ette, et ta on siis selle suurema ema ja üritab teda vägisi kogu aeg paika panna ja puhtaks pesta. Tuhkrute lemmiktegevus on kraapimine ja kaevamine ning seda tehakse kõikjal, kus võimalik. Teda puuris ei saa hoida nagu jänest või merisiga. Et ta tahaks ikkagi päeva jooksul kuskil 3-4 tundi vabaduses liikuda. Ja kui temaga üldse ei tegeleta, siis jah, kahjuks ta võõrdub inimesest ära, et ta nagu oma loomu poolest ikka on natukene metsloom. Aga kui tegeleda, siis tast võib väga mõnusa looma saada. Palju sul endal neid on?
palju võõraid on hetkel minu juures hoiul, aga 7. Enda mees ei hakka ära jooksma või? No vahest ütleb küll, et nüüd mul aitab nendest tuhkrutest, aga tal on juba ammu järg käest läinud. Et siiamaani on kõik korras. Kui kavatsete enda peresse just taolist lemmikut võtta, siis tuhkrus saab õige kasvatamise korral igati rahulik ja sõbralik lemmikloom. Tema iseärasustega peate mõistagi arvestama ja enne otsustamist mõelge hoolikalt, väga hoolikalt järele.